Tere, et üks maailma suuremaid erakapitalifond ostis siis Luminori, et millise suuna see pangale annab? Kõigepealt alles lepiti kokku selles tehingus ja võtab vähemalt pool aastat aega selleks, et see tehing ka lõpuks sünnib. Aga jah, Blackstone tõesti maailma suurim erakapitali investor ja reeglina investeerib niisugustesse objektidesse, kus on suur muutus, ühinemine, lahutamine, millegi uue ülesehitamine või põhimõtteliselt nagu transformatsioon. Ja eks meie väga selline lugu oleme siin. Neil meeldis piirkond, neile meeldis alguse punkt, ilmselt ka inimesed, olud, ärikeskkond. Ja eks nad peavad ise rohkem seda ise peavad rohkem seda kommenteerima, et miks nad selle investeeringu teevad. Aga meie näeme seda, et sellest tuleb olulist abi ja tuge meie vajalikele muutustele. Samas Blackstone'il ega ka teistel taolistel fondidel väga palju investeeringuid jaepangandusse või universaalpangandusse ei ole. Millegagi te pidite ikkagi ära meelitama, et see on väärt nagu ost? Taaskord, et seda peaks nende käest küsima. Aga nagu ma ütlesin, et keskkond, üsna kontsentreeritud turg, samas siin turul saab seda äri hästi teha. Ta on suhteliselt eesrindlik oma ikkagi tehnoloogiliste lahenduste poolest, võib-olla saaks olla ja peakski olema veel rohkem. Ma arvan ikkagi kõik need asjad kokku, et see annab ühte niisugust või kahte faktorit on raske eraldi välja tuua. No, Luminoril on nüüd kahe panga kokkusobitamine võib-olla, aga üleliigse mahalihvimine selja taga, et kas nüüd ootab ees agressiivne kasvufaas? Ei, kahjuks ei saa seda öelda, et kokkusobitamine oleks möödas ja üleliigse mahalihvimine, et me oleme ka selles protsessis pigem oleme alles esimeses pooles. Komplekssust on palju, meil on endiselt 3 riigis 5 erinevat platvormi, millel me toimetame ja meil on ka nüüd esimene võib-olla pool aastat sellest ühinemise järgsest ajast ongi tegelikult detailsele planeerimisele kujunenud. Tõsine töö on nüüd käima läinud järgneva 12 kuu jooksul. Me peaksime jõudma sinnad, kui me saame öelda seda, et meil on igas riigis on üks tehnoloogiline platvorm, millelt me toimetame, millele me siis saame hakata ehitama päris uusi asju. Et midagi ei ole teha. Lapsed ei sünni ühe päevaga, nii et ja ka keerukat organisatsiooni ei pööra ümber ja ehita 2 või 3 kuuga. Aga näete te, et millist turuosa te selle järel rohkem püüdma lähete? On see privaatpangandus, on need suured ettevõtted? Selles osas ma arvan, me oleme olnud seismiselt üsna selged, et need ettevõtted on meie eelkõige sihikul, kes teevad oma otsuseid Baltikumis ja samamoodi siis säästmisele keskenduvad eraisikud või üldse ütleme majanduslikult aktiivsed eraisikud. Et kõiki kliente kindlasti püüdma ei lähe, ehitame sellele ja nendele positsioonidele tugevustele, mis meil täna juba on. Aga me oleme suuruselt 3. pank, suuruselt 4. on meist juba päris mitu korda väiksem. Ma arvan, et see meie jalajälje suurus niisuguseks umbes 5% turust võib-olla võiks jääda ka tulevikus. Blackstone'i puhul ei ole iseenesest kuigi haruldane, et tema ostetud varad lähevad pärast börsile. Kas te võtate kursi börsile? Ja see on olnud plaan algusest peale ja kuidagi ei ole muutunud. Kui algselt arvasime, et me läheme olemasolevate aktsionäridega, läheme kuni sinna börsini välja, et siis nüüd lihtsalt tuleb abistav investori juurde, mis võib-olla isegi pigem lühendab seda aega, kui me võiksime börsile jõuda. Lühendab mis aastal? No raske öelda, sõltub erinevast asjaoludest. Meie enda plaan oli ühinemishetkest 5 aastat, peaaegu 1 aasta on kulunud, nii et meil on 4 aastat minna. Olid teil endal ka osakud Luminoris, kas te müstinud? Ei ole neid veel müünud, nagu ma ütlesin, tehing ei ole ka sulgenud ja seal ei ole mitte mina üksinda, vaid kogu siis juhtkond. Ja väga suure tõenäosusega see omandus läheb edasi uue aktsionäri all ka uude organisatsiooni. Aga iseenesest, kui te Luminori ettest astusite, siis oli tegelikult selle uue panga sättimine müügikõlbulikuks, kui soovite algusest peale eesmärk, mis teile anti omanike eest? Ei olnud mitte müügikõlbulik, vaid oli ikkagi plaan olnud algusest peale ehitada üles korralik kaasaegne regionaalne pank
ja see, mis toimub ütleme aktsionäride osas, et see on alati mõnes mõttes teisejärguline, et juhtmeeskonna ülesanne on ikkagi teha head äri, teenindada hästi kliente ja kõik muu tuleb selle järel. Iseenesest, kas me võime nüüd öelda, et hoolimata kõikidest rahapesuskandaalidest, mis piirkonnas on olnud, et ei ole meie mainel nagu häda midagi? Seda ei saa kohe mitte kuidagi öelda. Kui ma vaatan tagasi sellele protsessile, et siis see ongi võib-olla ajamärk. Et kui võib-olla 5 aastat tagasi oleks tehtud niisugust ärianalüüsi, et siis ma arvan, et 80% tähelepanust oleks olnud krediidiportfellil. Täna võime öelda seda, et pool sellest tähelepanust kindlasti oli just nimelt nendel rahapesu tunne oma klienti teemadel. Nii et selle mõju on väga-väga suur ja väga tuntav. Eelmisel aastal kirjutas Reuters, et Poola hoiupank, siis PKO käis ka teie juures, et äkki laiendada oma äri Baltikumi, et miks sealt siis asja ei saanud? Niisuguse asju reeglina kunagi ei kommenteerita, aga lihtsalt asjaolude selgitamiseks võiks seda öelda, et mitte ühegi Poola pangaga mitte kunagi ei ole mitte ühtegi sõna vahetatud nendel teemadel. See on puhtalt olnud meediaväljamõeldus algusest peale. Sama käib Baltikumi koha peal, et kas siit teie suhtes võib-olla isegi väiksemad pangad ei ole käinud, siis küsimas, et äkki paneks leivad ühte kappi? Ikka räägitakse oma vahel, aga kui me vaatame, missuguses struktuurses segaduses me täna oleme, et siis meil on väga palju ehitada ja olla näoga klientide poole ja tõestada ennast klientidele ja need on hetkel palju olulisemad teemad kui see, et mõelda kellegi väiksemaga ühistegevuse peale. See ühel hetkel on see kindlasti teemaks, aga ma arvan, et järgmised paar aastat pigem vast mitte ja tähelepanu on hoopis teistel asjadel. Millal tuleb Luminorile selline veebipank, et sellest ei räägitaks kui erilisest? Erilisest. Ma väga loodan, et sellest räägitakse veel erilisest, aga heas mõttes. Me oleme ise öelnud nii, et 2018 on ikkagi nii-öelda kinnipüüdmise aeg, nii et päriselt uusi ja innovatiivsed või mitte väga kasutusel olnud lahendusi. Et ma usun, et me nendeni jõuame aastaga 2020. See võib täna tunduda väga kaugel, aga tegelikult see ei ole väga kaugel. Aga me alustame tagasihoidlikult, alustame madalalt, nii et meil on üksjagu on vaja ehitada vundamenti ja neid alumisi seinu, enne kui me hakkame sinna katust peale panema. Kas te jääte seda panka juhtima pikaks? Seda ei tee kunagi. Sellest töösse käib alati ühest nõukogu koosolekust järgmiseni, nii et ja ma sellele liiga palju ka ei mõtle, nii et palju teha on palju, laua peal on asju palju, nii et teen seda suurima hea meelega, nii et ma arvan, kui tähelepanu sellele on, siis see võibki võib-olla kesta päris pikka aega. Aga iseenesest osati see pank ju ka meeskonna pärast seal, kes teie? Jah, jällegi ma arvan, et seda peaks uusi investoril rohkem rääkima, aga väga suur osa selle investeeringu tegemisel on just nimelt, et see strateegia, mis me oleme välja mõelnud, need suunad, need tegevused, need tunduvad sobivad ja need tunduvad ka meeldivad, nii et see oli väga tugev kindlustunne ja tunnustus ka meie senisele tööle. Kas võiks vaadata, et Baltikumis nüüd ka natuke elavneb võib-olla pankade tegevus tavalisest rohkem, et on tulnud uus suur tegija turule, et äkki konkurents kiiremaks lihtsalt läheb elavneb? Ajapikku kindlasti, ja kus ma ise ikkagi loodan seda, et see meie uinunud tehnoloogiatiiger ikkagi ühel hetkel üles ärkab ja hakkab uuesti kõrgele ja kaugele hüppama. Aga üldiselt nagu majandusaktiivsuses me oleme äärmiselt kõrges majandusaktiivsuse tsoonis praegu, et tahta siit veel, et niisugune kasve või asju tuleks juurde, et võib-olla isegi ei ole väga hea nagu soov. Et mõneti ma arvan, et seoses Luminori loomisega üldse, et seekord on meil läinud hästi. Majanduse niisuguses küpses faasis reeglina järjest tehakse palju vigu või need vead kipuvad sisse tulema. Aga seekord seoses Luminori loomisega on just nimelt seda hoogu natukene maha läinud ja praegu me vaatame muidu niisuguses nagu hapras majanduskeskkonnas. Finantsvahendus on päris tugevatel jalgadel, nii et ma arvan, et meil on praegu läinud päris hästi. Mitte, et ei saaks jälle ühel hetkel nagu nina natukene allapoole pöörduda. Nii et ma arvan, et meil on korrastamist, laenuturul raha on selgelt hästi kättesaadav ja
turg üle-euroopalises mõõtmes ja väga atraktiivsete hindadega. Aga konkurentsi peaks tahtma ja loodetavasti ka näeme ikkagi kõige rohkem tehnoloogilises arenduses, sest see on see koht, kus uued mängijad proovivad turule tulla.